kvalitatiivsete üleminekute jada ongi areng. Ja subjekti arengu eelduseks on looming. Täpsemini öeldes, subjekti areng ongi loomingu funktsioon. Või teiste sõnadega, mida rohkem on ruumi ja aega loominguks, seda rohkem on lootust subjekti arenguks. Ja järelikult niisugune determineeritud, mingisugune raamidesse seatud ja vaata, siin on piir ja sealt maalt ja sinna maani ja selline käsitlus, et üks lahendus on õige, kõik teised on valed, ainult üks on õige, selle eest saad 5, kui teistmoodi võtad, siis saad 1, eks ole, või sa mitte midagi. See on ikkagi mitte hariduse otsa, see on kahjulik. Mitte, ma ei ütle 0, see on miinus. Ja katsugu siis, mina igatahes soovitan kuidagi suhtuda kõik sellesse väga loovalt, otsinguliselt. Nüüd sissejuhatus on otsas. Ja nüüd ma tahaks paluda vaatama korraks, kuidas me siis seda inimest näeme. Vaatame põgusalt ja siis tuleme rollide juurde. See sama mentor on üks oluline roll. Igaüks meist on paljudes rollides. Aga selleks, et see inimene kui rollis olija, rollikandja ja rollis tegutseja paremini välja paistaks, vaatame kiiresti korraks, kuidas inimene paistab erinevatest vaatepunktidest. Seda laadi arutustes mina sööndan soovitada igal juhul ja alati alustada inimesest. Mitte mingist organisatsioonist või majandusest, vaid inimesest. See kõik on inimese jaoks. Ja järelikult me peame teada, kuidas vaatama. Vaat inimene kui indiviid. Igaüks võib ennast vaadata. Poiss ja tüdruku ja nii pikk ja nii raske ja nii edasi, nii edasi. Ja siia sellesse ritta käivad ka passinumber ja isikukood ja igast asjad. Indiviidi tunnused. Need pannakse kirja siia sinna. Mõni ütleb, et see on väga lihtne, aga pole midagi lihtne. Proovi panna, siis tunned kohe. Edasi, aga nüüd kõige keerukam asi, mis siin ilmas on. Mina ei tea näiteks ühtegi asja, mis oleks veel keerukam kui see, mida ma nüüd mainin. Inimene kui isiksus. Lõpmata keerukas, järelikult ammendamatu, järelikult igal juhul avatud. Aga mida ma saan soovitada, proovige ikkagi iseennast nüüd või isiksust analüüsida. Proovige vaadake, mis teil on tugevad küljed ja mis teil on suhteid nõrgavõitu ja mis tundub, et puudub ja mis tundub olevat üle arvu ja mis ei tohiks üldse olla. Vaadake, kes leiate. Katsuge olla üsna aus. Aga ma ei soovita seda analüüsi sõbraga vahetada, et vaata nüüd sina ka, kuidas on, sina jätad ülli kiiresti. Võib-olla ei lähe, aga oht on. Kui on väga hea sõber, siis võib muidugi ju vaadata niimoodi, et ütle sina. On ka üks meetod, ma tuletan seda meetodit meelde, kui näiteks me siin ütleme 5-6 võtame täitsa erivärvi paberid, on teada, kellel siis missugune paber on, näiteks Madisel on sinine ja sul on kollane ja nii. Ja nüüd lähevad need paberid ringi käima. Ja siin on 4 veergu, igasse veergu võid kirjutada selle sinise kohta tema tugevad küljed ja tema nõrgavõitu küljed ja siis puuduvad ja ülearvustad. Ja nüüd keerame selle kinni. Nii. Ja järgmine kirjutab jälle sama. Ja siis jälle keerab ringi, järgmine jälle. Ja niimoodi. Ja siis, kui ring on täis, siis igaüks saab oma paberid ju tagasi, see on kõik volditud. Ja siis keerab veel ühe voldi peale tasku ja õhtul siis enne magab minemist kodus patjade vahel vaatab. Koha peal ei maksa vaatama hakata. Aga see on niisugune mäng, mis tavaliselt nalja väga ei tee. Ja ühesõnaga
mis ma öelda tahtsin öelda, et olge ettevaatlikud. Nüüd aga inimene kui subjekt, kui aktiivne alge mingites tegevustes, see tähendab, et ta peab siis nähtavasti olema võimalikult adekvaatse enesetunnetuse ja grupitunnetuse ja ühiskonna ja kultuuritunnetusega ning vastavalt siis ka eneseteadvuse, grupiteadvuse, kultuuri ja ühiskonna teadvusega. Noh, ehk veel kodanik ja kultuuriteadvuse ehk identiteet, eks ole, sooidentiteet ja kõik muud identiteet. Nii, ja siis ta peab olema valmisolek orienteerumiseks, otsustamiseks, teostamiseks, seostamiseks, kontrollimiseks, korrigeerimiseks, valmisolek kõigest selleks. Käituda aktiivse algena, teha otsuseid ja viia neid ellu ja korrigeerida vajaduse korral ja seostada teiste inimestega. See on subjekt. Mitte manipuleerimise objekt, kes peab tegema seda, mida kästud siis, kui kästud, nii on kästud seal, kus kästud, sellest kästud. Ja kui minuga räägid, siis üldse pea suu kinni ja teed seda, mida kästud ja ei vahi aknast välja, kiiremini. Ja nõnda edasi. Hakkas hirmus juba vastikeks. Ja aga noh, kujutage ette, et lapsed peavad päeva läbi sellises olukorras olema, mis siis küsitakse, miks ta ei taha kooli minna. Noh, kuidas see loll on, tahab minna sellises olukorras. Nii et pangem tähele see subjekti ja objektiks pidamine ja selles keskkonnas olemine ja see kõik on ikka väga-väga põhimõtteliselt tähtis. Ja nii kui see näiteks, kui me nüüd varsti tuleme selle mentori juurde, kui mentor hakkab seal manipuleerima ja niimoodi, et no sina pead seda tegema, sina pead seda ja teed seda, mida kästud, mida sa siin jälle välja mõtlesid, igaüks hakkab mõtlema, mis siis välja tuleb ja no mingis lolluses üks hakkab rääkima, siis muidugi on kõik metsas. Pangem tähele, et noh, ikkagi igaüks peaks käsitlema ennast subjektina ja teisi inimesi samuti subjektina. Mitte manipuleerimus, see on üks eriliselt vastik asi. Ja kui te näiteks küsiksite minu käest praegu, noh, teeme üks katse, et mis siis Eesti koolis nüüd on, siis paneme nüüd igasugused hädad ritta, mis on kõige hullem. Mina muuseas paneksingi esikohale sedasama, seda, et noh, õpetajad on mingisugust asjameeste silmis manipuleerimise objektid ja need muide, keda peetakse ennast manipuleerimise objektiks, see tahaks omakorda manipuleerida teistega. See asi on. Et kui inimene, kellega on manipuleeritud seal koolipõlves, pärast kooli tahaks manipuleerida jälle. Ja see on tegelikult fašistliku mõtlemisviisi alge. Totalitaarselt, üsna hirmus. Ja kui sellest me ei suuda vabaneda näiteks, siis demokraatlikuks ühiskonnas Eesti kujuneda ei saa. Kas keegi tahaks vaielda? Ei peaks vaidlema, sest muidu me oleme siin kõik samasugused. Jah, aga noh, praegu on see kõneldud selleks, et igaüks mõtleb ise nüüd edasi ja mõtleb kaasa ja mõtleb uutmoodi ja sügavamalt, kui keegi teine on varem suutnud. Niisiis, subjekt. Nüüd edasi, igaüks meist on rollide kogu, meil on kõigil palju rolle. Täna juba kõik on ju olnud igasugustes rollides ja praegu siin, noh, keegi ütleks, et mina olen siin nüüd siis lektori rollis või ja te olete siis kuulaja rollis. Mina küll sellega ei nõustuks, ma tahaks ikkagi loota ja isegi uskuda, eks ole, et mitte kuulaja, vaid mõtleja rollis ja arutleja rollis ja niimoodi. Ja see, et noh, mitmesugustel kursustel kõik räägitakse, et need on kuulajad. Siis on küll õudne, eks ole, kuulajad. Sa seal kuulad. Ja on mõtelda ju. Selgeks saada asi. Sõna kuulamine. Sõna kuulamine, just nimelt. Kusjuures, no jah, kui me tegevussüsteemi juurde tuleme, siis on ka alati olnud, on ja jääb mingi hulk tegevust ka, mis on sunniviisiline tegevus. Ja vaata, kui koolis näiteks õpetaja kehalise kasvatuse tunnis rivistab klassi ühti virgu paigale, joondu, valvel ja parem pool. Ja siis ei ole niimoodi, et mõtleb, et võib-olla ma pärast poole keeran. Ja keeran sinna poole, kus mulle rohkem meeldib. Ei ole, siis peab kirjutama samal hetkel ja õiges suunas, sinna mis öeldi. Ja tegelikult on inimestel vaja
ka käituda mõnikord väga täpselt, nii nagu peab. Ja kui lahingus hakkab igaüks tegema seda, mis tal parajasti meeldib ja siis, kui tuleb tuju ja no siis ei saaks mitte midagi. Tulekahju korral ei ole niimoodi, et võib-olla pärast poole viskan vett. Siis peab tegutsema väga kohe ja keegi hakkab andma korraldusi ja viivitamatult ja täielikult otse kohe täitma. Sunniviisiline tegevus on ka vajalik, aga kus ja millal ja kui palju ja mismoodi ja see on omaette küsimus. Me ei eita sundust, küll aga saame aru, et kus kohal on piir ja kus on mõõt. Ja võt ja nüüd olgu siis lisatud siia, et rolle peaks olema võimalikult palju. Ka neid rolle peaksime teadma, milles me ise ei ole mitte kunagi. Küll aga peaksime teadma selleks, et aru saada nendest, kes on parajasti selles rollis. Ja mida rohkem inimene omandab rolle, sotsialiseerumisprotsessis väike laps käib ja näeb ja igal pool ja täiskasvanud ka ja seda parem on. Et see ei ole, ei maksa karta, et järsku teab neid ka rolle ka, milles tal pole ju vaja olla. Ikka peab teadma neid rolle. Peab teadma presidendi rolli ja kõik su teisi rolli. Nüüd teine asi. Rollis peab olema täpselt. Kui mentorist on, siis ka mentor peab olema täpselt, mitte kuidagi moodi üle nurga seal vasaku jalaga. 2 jalaga. Täpselt ja täielikult. Kolmandaks, rolle tuleb kergelt ja kiiresti vahetada. Mõni vermub mõnda rolli ja enam ei saa välja ja kui keegi vermub nüüd siis nõuniku rolli hakkab kõigile kogu aeg hommikust õhtul nõu andma. See on tola ju. See on põrund. Õnnetu juhtub. Aga peab väga täpselt aru saama, millal oled siis nõuniku rollis ja millal sa oled hoopis mingis muus rollis. Näiteks seal oma laste isa või ema rollis ja seal kolleegi rollis ja roll on palju. Olla tuleb oma rollis. Oma. Neid, kes on hädas sellega, et kogu aeg trügivad võõrasse rolli. Kutsuvad sellega esile konflikte ja need on kõik kohad täis. Paneb tähele oma rollis, ei lähe teise rolli. Ja nüüd tuleb minu arvates võti. Ülimalt oluline detail. Selleks, et olla õnnelik oma rollis, tuleb teha kõik endast sõltuv, et see või need, kes on vastandrollis, saaks olla oma rollis. Kui see õnnestub, siis saad olla õnnelik. Kui sa selle peale ei mõtlegi, siis, vabandust väljenduse pärast, aga siis lakud panni. Ja neid, kes lakuvad panni terve elu, on kõik kohad täis. Pagem nüüd veel spetsiaalselt tähele, et mingis rollis saab olla juhul, kui keegi on vastandrollis. Kui vastandrollis pole kedagi, siis ei saa olla rolli. Ole vastandrollis. Aga selleks, et tõesti nüüd õnnelik olla, siis ei tule tegeleda ainult endaga, oma rolli, vaid just sellega, et see või need, kes on vastandrollis, saaks olla oma rollis. Sel juhul hästi. Mõni saab sellest aru ilma igasuguse seletuseta, mõnel räägib taadikku ei saa. See on üks keeruline asi. See ei ole lihtne. Ja kui nüüd vaadata mentorit, siis mentor on isik, kes on vilunud, küllalt tark, teab, oskab, saab aru ja suudab oma mõtte niimoodi esitada, et seda on võimalik, sellest on võimalik aru saada, selle tähendust on võimalik, selle konteksti on võimalik aru saada, tähendus kujunebki kontekstis. Niisiis suudab oma mõtte esitada kontekstis, arusaadavalt. Ja kes suudab ka vastutada selle eest, mis siis juhtub, kui tema mõtte kohaselt inimene tegelikult tõesti hakkab tegutsema. Ta peab suutma ette näha, vastasel juhul ei tohi ütelda. Minu arusaamist mööda nõunik ei tohi anda nõu.
esimene niisugune tähtis reegel, nõunik ei tohi anda nõu. Miks? See on, kõlab natuke, ma arvan, et kui see ei süvene, siis ei pruugi kohe väga selge olla. Miks niisugune reegel? Niisugune asi on, et vastutab see, kes otsustab. Ja kui sa annad teisele nõu, ütle tee nüüd nii ja ära tee sa seda, nii, kes siis vastutab pärast? Nõunik vastutab, aga hakkab vastutama või? Ei saa ju. Järelikult ei tohi niimoodi ütelda. Mida siis see mentor või teise sõnaga siis ka nõunik teha saaks? Saab aidata inimese tasemele, kus ta suudaks teha häid otsuseid. Ja muidugi edaspidi ka siis täita oma otsuseid, saavutada tulemusi, mida ta peab vajalikuks, sobivaks. Ta aidata tasemele, kus inimene suudab seda, mida vaja, otsustada oma peaga ja teostada ka oma tarkusega, oma energiaga, oma tahtega, järjekindlusega. See esimesel pilgul paradoksaalne mõte on minu arvates keskne mõte. Ja nüüd hakkame vaatama, millistes valdkondades, millistel puhkudel ja kuidas inimene siis vajab mingit tuge ja millisel puhul ja kuidas ja kui palju on võimalik anda sellist tuge, osutada sellist tuge. Need ongi nüüd niisugused praktilised küsimused. Minu arusaamist mööda valib mentori igaüks ise. Mentoriks ei saa hakata. Mina hakkan nüüd sulle mentoriks. Selle üle, kes sobib ja keda ta tahab, otsustab igaüks ise. Kutsub mentor. Mentor kutsutakse, mitte ei määrata või ei määrita ennast ise peale kaela. Niisiis, selle eelduseks on usaldus. Mentorile võib rääkida ka seda, mida teistel ei räägita. Ja nüüd siit hakkab otse kohe peale siis terve hulk igasuguseid kõlbelisi nõudeid ja mentor on kahtlemata siis ikkagi usaldusväärne. Ta ei räägi kõrvalistel isikutel üldse võib-olla kellelegi. Mille üle nad on arutanud, mis on veel kellelgi mureks ja miks on tekkinud mingisugused keerukad olukorrad. Teab, aga ükskõik kes, aga mitte tema. Seda igatahes ei räägi. Ei lobise. Peab kindlasti niisugust saladust. Ja ühesõnaga muidu ei saa usaldusväärne olla. See on arst on ka ju, ega arst ei räägi, mis mõnel patsiendil viga on. Ei räägi. Ja nõunik ka samamoodi, siin ei ole mitte mingit vahet. Nüüd selleks, et nõunik saaks anda siis mingisugust sellist nõu, mis ei vähenda inimese isiklikku initsiatiivi ja vastutust, peab ta küllalt hästi orienteeruma selles probleemistikus, mis on tema kolleegile või tema mentiile. Oluline. Näiteks peab tundma protsesside siseloogikat. Protsess, ajalises järgnes olevate sündmuste järjepidev jada. Siis peab järelikult kujutama ette, millistest etappidest mingi protsess koosneb, kuidas moodi ühe etapi, ajaliselt varem etapi väljund sobib sisendiks järgmisse etappi ja siis omakorda selle väljunda järgmisse etappi ja nii edasi. Kas nüüd üks protsess on või see hargneb ja nii edasi. Kui praegu toome näidet, siis teeme gümnaasiumi lõpetaja, aga
tegelikult juba ka põhikooli lõpetaja, kuhu näiteks gümnaasiumi lõpetaja peaks sobima. Küsige kuskilt koolist. Te ei pilguta silma, kütab ülikooli. Lõpuks sobima. Kõik. Aga ei ole ju. Peab sobima ka elama ühiskonnas, ühiskonna liikmena ja kultuuri esindajana. Peab sobima tööle, peab sobima rajama oma kodu ja perekonna. Rajama või kui vaja, siis ka kaitsma loodust, au ja väärikust. Ja kui vaja, siis ka isamaad ja kodumaad ja kodu. Kõiki nõrgemaid. Valmidus mitte ainult ülikooli minekuks, vaid ikkagi mitte järgmine, muidugi, aga mitte ainult õppeks järgmises õppeasutuses, näiteks ülikoolis, vaid õppeks läbi kogu elu, elupäevade lõpuni valmisolek. Ja ikkagi, ühesõnaga, millele ma püüdsin praegu natuke tähelepanu juhtida, on see, et see arusaam sellest, mis siis on see järgmine etapp, et see on ikkagi üsnagi primitiivne ju. Katsuge ise ka, endal ka vaadata, ikkagi iga etapi järel on võimaluste paljusus ja missugused võimalused argnevad ja kuidas valmidus tegelikult kujuneb. Seda kutsume siis edasisidestuseks, mida täpsemini ja selgemini ja kaugemale me suudame ette näha, etappide jada ja väljundit ja sisendit ja väljundit. Ja seda paremini on meie tegevus edasi sidestatud.